Tere head ajakirjanikud siin ja sealpool ekraani ja kõik huvilised, kes meid ülekandes jälgivad. Täna me räägime raudteeremontidest 2024. ja 2025. aastal. Eesti raudteedel käib praegu suur pööre, kus ühest otsast siis uuendatakse taristut, teisest otsast toome Eestisse uued rongid. Ja kuidas see kõik ja need ettevalmistused igaühe jaoks ja iga reisija jaoks avalduvad, sellest me täna räägimegi. Meil on rääkijateks aktsiaseltsi Eesti Raudtee juhatuse esimees Kaido Zimmermann, Edela Raudtee juhatuse liige Rain Kaarjas ja Elroni juhatuse esimees Lauri Petlem. Ja pikemalt aega kulutamata hakkamegi pihta. Ole hea, Kaido. Tervist! Ma siis annan väikse ülevaate sellest, mis siis Eesti Raudtee meil teeb. Et käimas on väga suur investeerimisprogramm. Selliseid vahendeid ei ole Eesti Raudteel olnud väga pika aja jooksul. Võib öelda, et võib-olla viimane kord nii suure mahuga töid tehti siis, kui ehitati Muuga sadamat ja Muugas siis raudteed kuni Tapani, nii et on üks selle sajandi kõige suurem ettevõtmine Eesti Raudteel. Et seda kõike me teeme selleks, et siis tulevikus rongid saaksid sõita Tallinna, Tartu ja Narva vahel siis 160 kilomeetrit tunnis. Ja et ka need uued rongid, mis meil nüüd siin saabumad on juba esimesed saabusid, ka need saaksid siis sõita juba elektrifitseeritud raudteel. Need tööd kõik üldiselt siis hõlmavad selliseid valdkondasid nagu raudtee õgvendamine, kuna meil täna on väga väikeste raadiusega kurvid, tuleb neid sirgemaks ajada, et saaks kiiremini sõita. Siis osa kohtades me peame tegema raudtee kappremonti, kus on veel vanad näiteks puitliiprid, mille peal ei saa sõita 160 kilomeetrit tunnis. Loomulikult elektrifitseerimine, selleks, et elekter sisse lülitada, tuleb meil kogu liiklusjuhtimise süsteem ära muuta, kuna vanad relee baasi peal ehitatud liikluse süsteemid ei võimalda 25 kilovolti sisse lasta. Ja loomulikult ka ülesõidud tuleb ära moderniseerida, et kõikidel oleks tõkkepuud, et rongid saaksid siis sealt läbi kihutada. Et kokku me siis investeerime nüüd kuni 26. aastane, 21. aastal me alustasime 500 miljonit eurot. Sellest siis elektrifitseerimine on 286 miljonit, turvangusüsteemid ja ülesõidud on 110 miljonit, raudteelõikude õgvendamine ja kapitaalremont on 97 ja liikluse automatiseerimine siis 7 miljonit. Ja need numbrid siis puudutavad siis ainult seda, mis on siis Tallinnast Narva ja Tartusse. Ja kahjuks peab ütlema, et sellest summast ei piisa, et saaks päris kogu pikkusest Tallinnast siis Tartusse ja Narva 160 sõita, et täna meil tegelikult puuduvad vahendid, et samasuguseid töid teha siis Tallinna ja Aegviidu vahel, et täna meil on rahad olemas Aegviidust Tapani, Tapalt Tartuni ja Tapast ka peaaegu Narva, osaliselt on ka seal veel puudu. Sellega me tegeleme koos ministeeriumitega, et neid vahendeid siis tulevikus leida, et teha siis täielikult Tallinnast kuni Tartuni ja Narva 160 kilomeetrit tunnis. Et sellest siis suurem osa on Euroopa Liidu vahendid, 271 miljonit, Eesti riik panustab 170 miljoniga, Eesti Raudtee siis on võtnud laenu ja laenurahades siis 112 miljonit panustab ka sellesse projekti. Siin on siis pilt, kus kohas me siis ja palju me siis teeme ja õgvendusi. Et nagu te näete, siis Tapa ja Tartu vahel on 18 kohta, kus tuleb kurvid sirgeks ajada. Ja kõige pikem sellest on siis 7,8 kilomeetrit lausa, kus täiesti uus raudtee tuleb, et ülejäänud on sellised väiksemad õgvendamised. Et siin piltide pealt on need väiksemad õgvendamised ka näha,
kus raadiused siis lähevad suuremaks ja see nurgapilt näitab siis seda, kus on siis täiesti uus raudtee teise kohta ehitatud. Ja järgmine aasta siis jätkuvad tööd meil, või algavad õigemini tööd Narva suuna peal, seal on samamoodi väga suured õgvendamised, kõige suurem on siis 5-kilomeetrine püssikohtelõik ja järgmine aasta siis jätkuvad ka tööd meil Tapa ja Tartu vahel, kuna siis sellel aastal saime ministeeriumi käest vahendeid juurde viimase lõigu kapremondiks, et tõsta siis kogu Tapa-Tartu vahel kiirus 160-le. No, kõik need tööd hõlmavad siis peale õgvendamisi on ka siis see, et me peame ehitama platvormid laiemaks, kuna tänaste platvormide peal ei tohi 160-ga mööda sõita, kuna inimesed satuvad liiga lähedale rongile. Et kõik platvormid tuleb vähemalt 1,6 meetrit ehitada laiemaks, samamoodi need uued rongid, mis hakkavad sõitma, vajavad pikemaid platvorme, ehk et need platvormid, mis me siiamaani olid 35 meetrised, me peame ehitama kõik 100 meetristeks. Vastavalt uutele normidele siis me peame ümber ehitama ka ülekäigud, et jalakäijad siis või reisijad saaksid siis ootult ühelt poolt raudteelt teisele poole. Mitmed kohad tuleb ehitada 2 tasapinda, ehk et tulevad jalakäijatele tunnelid ja mõnedes kohtades siis tulevad tõkkepuud ette. Samamoodi me peame siis asulates piirama ära kõik asulad aedadega, et ükski inimene ka kogemata ei satu selle rongi ette, mis siis 160-ga kuskilt jaamast siis läbi sõitma hakkab. Elektrifitseerimise poole pealt siis hetkel on meil 2 objekti töös, on Aegviidu Tapa Tartu, see peaks siis valmis saama järgmise aasta, ütleme niimoodi juuli-august, et seal on siis 2 suurt alajaama, mis siis tulevad Tapale ja Jõgevale, 9 trahvapunkti, ligi 3000 masti tuleb paigaldada, mastide paigaldamist on väga hästi näha, et see kõik juba kuni Jõgevani on peaaegu valmis. Ja järgmisel aastal me siis sellel aastal on hange, järgmine aasta me alustame siis Tapa ja Narva vahelist elektrifitseerimist. Ja praegu käib siis meil juba ettevalmistavad tööd Lagedi ja Aegviidu vahelise kontaktvõrgu kapitaalremondiks. Seal täna on olemasolev kontaktvõrk, eks, et see on nüüd juba üle 50 aasta vana, et see tuleb välja vahetada, et need tööd lähevad ka lahti meil. Siis, kuidas me siis nüüd reisijaid segame? Ehk et see on nüüd meie selline plaan, kuidas siis tööd käivad. Pärast pikki arutelusi saime me siis Elroni ja Operaili ja teiste vedajatega siis nii kaugele, et me nii palju liikluskatkestusi, kui me see aasta tahtsime teha, et selle aasta lõpuks kõik tööd valmis saada, teha ei saa, kuna Tartu on meil kultuuripealinn, kuna meil on mitmed õppused, kus on vaja vedada sõjatehnikat, kuna Eesti vajab ka kütust ja see kütust tuleb mööda raudteed, siis sellisel kujul, nagu esialgul plaan oli, et me mitmed kuud üleüldse nagu kuskile ei sõida ja teeme ainult ehitust ja saame kiiresti valmis, siis seda me täna teha ei saa ja selle tõttu oleme siis leidnud selleks aastaks sellise lahenduse, kus siis iga teine nädal on siis Tapa-Tartu vahel 72-tunnine liikluskatkestus. Sellel hetkel siis kogu lõigus tehakse töid, erinevad töövõtjad on meil seal igal pool paralleelselt midagi tehakse ja siis avatakse liiklus jälle rongidele. Rongid saavad siis teistele päevadel läbi sõita ja edasi siis läheb sellise rütmiga, nagu siin need kollased jutid on, et iga nädala tagant siis teisipäev, kolmapäev, neljapäev on siis liikluskatkestus. Peale selle niisuguse standardlahenduse on meil veel mitmeid lisakatkestusi siis erinevate väiksemate ja suuremate tööde jaoks.
Et nagu te teate, siis 15. juulist tuleb üks väga suur katkestus siin Tallinnas, ehk et enne Balti jaama, kus siis ehitatakse uus jalakäijate ja ratturite tunnel Paldiski maantee viadukti kõrvale, siis on nädal aega on kogu rongiliiklusest on ära lõigatud Balti jaam. Ehk et rongid siis sõidavad kuni Lillekülani, Kitsekülani, Tallinn-Väikseni ja sealt siis tagasi, nii et ükski rong meil siis Balti jaama ei tule sellel ajal. Ja see paneb muidugi oma pitseri siis sellele rongi graafikule, mis siis sellel hetkel toimuma saab. Siis samamoodi on siis sellised lühiajalised küll, aga samamoodi 24 tundi suletud nüüd juuni lõpus, 29. juunil on siis Lagedi ja Raasiku vahel üks suur truubi panemise liikluskatkestus, kus mõlemad teed lõigatakse läbi, raudtee võetakse üles ja rongid siis liiguvad, ei saa liikuda siis 24 tundi sellel lõigul. Kuna meil on seal 2 suurt truupi, siis teine samasugune suur liikluskatkestus on siis 27. juulil, kus siis 27. juuli samamoodi siis lõigatakse raudtee läbi ja rongid siis jäävad mõlemale poole siis seisma ja vahepeal siis veetakse inimesi bussidega. Samal ajal siis plaanib ka Rail Baltica teha ülemistel töid, ehk et siis üks tee ülemistelt on kinni, nii et ülemistelt siis saab ühte teed pidi läbi, teine tee on siis suletud, et Rail Baltica siis teeb oma töid siis ülemiste jaamas. Ja lisaks sellele siis septembrikuust hakkavad meil siis kontaktvõrgu kapitaalremondi liikluskatkestused Lagedi Raasiku vahel, see on siis 60 päeva järjest, on seal vahel siis üks ainukene raudtee, meil on 2-teedine lõik ja sellest siis üks raudtee ainult töötab, mis siis liiklejatel tähendab seda, et rongiliiklus on mõnevõrra häiritud. Rongide arv jääb samaks, mis sõidab, lihtsalt nad sõidavad ühtepidi aeglasemalt, kuna nad ei tohi sõita täiskiirusel vastassuunas. Ja see kestab 60 päeva ja kui see läbi on, siis novembri algusest samasugune 60 päeva on siis Raasiku-Kehra vahel, et seal on üks tee siis kinni ja teine tee siis on liikluseks avatud. Ja sellise, ütleme, sammuga nad lähevad ka järgmise aasta lõpuni välja, kuna siis kuni Aegviiduni tuleb meil see järgmise aasta lõpuks ära renoveerida kontaktvõrk. Aga selles kontaktvõrgus siis esialgu jääb meie tänane pinge ehk 3 kilovoldine pinge, et saavad tänased rongid sõita ja uued rongid sõita, et 25 kilovoldile me läheme siis alles millaski, täpselt ma ei julge öelda, millal me saame selle teha, sellepärast, et seal on ka mingid vahendeid veel puudu, et me saaksime selle elektrifitseerimise lõigu ära lõpetada ja minna üle 25 kilovoldile samale siis pingele, mis me täna ehitame siis Aegviidust kuni Tartuni ja Narvani. Et see oleks siit selle aasta Eesti Raudtee kavad, et need või rohelised ristid, et need näitavad, et peale nende suurte liikluskatkestus on meil ka öösiti siis põhimõtteliselt järeltööd. Et kui päevasel ajal selle 72 tunni jooksul raudtee pannakse teise kohta ja otsad ära ühendatakse, siis öösiti minnakse sinna nagu järeltöid tegema, et oleks võimalik siis kiirus võimalikult kiiresti tõsta siis üles tavakiirusele. Et tavaliselt pärast selliseid töid on rongikiirus 40 lubatud ja selleks, et saaks siis sõita juba 80-ga või isegi 100-ga, siis tuleb teha mitmete lööde lisatöid, et oleks võimalik siis raudtee ajada väga õigesse kohta. Ja nii palju võib öelda, et siis pärast seda 22. juulit, kui see suur liikluskatkestus Paldiski maanteel on läbi, siis hakkab uus graafik kehtima. Selle graafikuga siis me saame rongide liikluse selliseks, et Tallinna-Narva vahel siis läheb tagasi vanasse graafikusse, mis oli 2 tundi 8 minutit. Kiir- või ekspressrongid saavad siis sõita nagu vanasti. Nüüd Tartu suunas kahjuks jääb ikkagi veel aeglasemaks, et me ei saa seda tund 54 lubada, kuna nii palju on neid töid seal, et need kiiruspiirangud ikkagi seal näitavad, et jääb 2 tundi 10. Ja
siis nüüd Lõuna-Eesti poole Tartu-Valga vahele, siis me ei saa ka päris tagasi minna vanasse graafikusse, jääb 4 minutit kauemaks rong sõitma siis. Aga ülejäänud asjad siis saavad tehtud ja 22. siis juulist on ka see võimalus, et rongid siis bussid ei pea sõitma siis Tapa ja Tartu vahel, vaid tegelikult me saame rongid suunata siis kuni Rakkeni. Et Rakkes saavad siis inimesed siis minna bussi peale ja bussiga sõita siis Tartuni välja, et Tapa ja Rakke vahel on tööd peaaegu lõpetatud, et saame hakata juba lubama rongidega ka siis selle suurte liikluskatkestuse ajal juba seal sõita. Et see oleks minu poolt kõik. Suur aitäh ja nüüd vaatame siis, millised on plaanid Edela raudteel, kes siis, kelle omaduses on taristu Tallinna ja Viljandi vahel. See suurt vajuta. Tere ka minu poolt, et alljärgnevalt püüan anda siis lühiülevaate Edela raudtee remonditöödest aastatel 2024-2025 ehk siis reisijate veo vaates raudteelõigul Tallinn-Viljandi. Peamine projekt, mis Edela raudtee täna läbi viib, on Rapla-Lelle raudteelõigu rekonstrueerimine. Selle projekti käigus siis rekonstrueeritakse koos jaamateedega circa 23 kilomeetrit rööbasteed, seadmestatakse signalisatsiooni ja tõkkepuudega 8 raudteeülesõidu kohta, 2 ooteplatvormi ehitatakse vastavalt kiirusele 160 nõuetele ja raudtee geomeetria on projekteeritud selliselt, et see võimaldaks kiirust 160 kilomeetrit tunnis. Mõistetavalt, kui kõik nüansid, nii tehnilised kui bürokraatlikud on täidetud. Ja tähelepanuväärne on ka veel see, et paigaldame Lelle ja Rapla jaama nii-öelda laugpöörmed, mis võimaldaks siis külgsuunal jaamadesse sisenemil kiirust kuni 90 kilomeetrit tunnis, mis võib anda rongide jaamade nii-öelda läbimisel täiendavalt kuskil minut kuni 2 ajalist võitu. Hetkel on projekt graafikus. Näeme, et ja usume sellesse, et oktoobris 2025 on projekt lõpetatud ja eesmärgid saavutatud. Sõiduaeg väheneb circa 5 minutit, ehk siis Kesk-Eesti piirkond Viljandi, Türi, Lelle saab Tallinnale lähemale toodud umbes 5 minuti võrra. Mõistetavalt toob raudteeremont ebamugavusi reisijatele. Tänaseks on teada, et nädal 37 ja nädal 39 on meil remonditööde aknad, mil siis rongid asendatakse bussidega. Saame hakkama 2 aknaga, aga ebamugavusi siiski valmistab need. Aga loodame, et reisijad mõistavad ja annavad meile andeks. Tänaseks on ka teada see, et aastal 2025 nädalal number 31 ja 34 on siis sama loogika alusel remonditööde aken, kus raudteeliiklus soletakse ja asendatakse bussidega. Täpsed kellaajad ja kuupäevad ei ole veel teada. Need selguvad järgmise aasta remonditööde hooaja alguseks. Aga positiivne on see, et meil õnnestub nende akende käigus siis ära klaarida ka Rail Balticu rööviadukt. Vastupidisel juhul me peaksime korraldama veel eraldi seisva 72 tunnise akna. Aga veel. Tahaks veel öelda ka seda, et Tallinn-Viljandi lõik eeldame, et ka aastaks 2025 saab ka täies mahus digitaliseeritud.
liiklust õnnestub juhtida Türi juhtimiskeskusest. Reisijate peo vaates võib-olla sellel ei olegi nii suurt tähendust, aga kui vaadata nagu tervikpilti, siis kindlasti loob see paremad eeldused rongide juhtimiseks, ühiste platvormidega liidestamiseks ja muude kaasaegsete tehnoloogiate kasutusele võtmisel. Ja oleme valmis ka reisijate informeerimiseks, digitaalsete infotabloode paigalduseks, et natuke läheb veel menetlusega ilmselt aega. Ja jutuks olnud taktgraafiku kohta ma ütleksin seda, et pudelikaelaks täna on Liiva-Kiisa raudteelõik, aga meie poolt on täna kõik administratiivsed ettevalmistused selleks tehtud, et kui oleks tehniline lahendus nüüd siis ka avaliku reisijate veo tellija poolt fikseeritud, siis nii-öelda hankesse ja projekteerimisse minek võtab meil aega väga vähe. Lühidalt minu poolt kõik. Suur aitäh Edela raudteele ja nüüd siis palun Lauri Petlem, kes räägib, kuidas see kõik reisijaid mõjutab. Tere. Tere ka minu poolt. Jah, et kui eelnevat kuulates võib-olla jääb mulje, et see kõik on selline tavapärane ehitustöö, mis igal aastal toimub, siis tegelikult me täna räägime ikkagi me oleme ise öelnud sajandi remondist, eks, aga põhimõtteliselt, mis see tähendab, on ikkagi oluline kvaliteedihüppe rongi reisijatele, mis lähiaastatel sündima hakkab. Ja ma räägin siis, et kuhu me sellega välja võiksime jõuda, et põhimõtteliselt on kaks poolt siin, et üks pool on see, millest Kaido ja Rain rääkisid, ehk et taristuehituse pool, ja teine pool, millega Elron on tegelenud, on uute rongide hankimine. Ja need kaks asja toimivadki koos ja just eelkõige selle mõttega, et meil oleks võimalik pakkuda reisijatele senisest paremat sõiduplaani. Üks asi on panna juurde ronge, lisada väljumisi erinevatele suundadele, aga teine asi on ka ühenduskiirused. Et kui me räägime näiteks Tallinn-Tartu sõiduplaanist, siis täna meil on 11 rongi päevas ja lähiaastatel see peaks kasvama 15 väljumiseni päevas ja näiteks Narva suunas, kui täna on 5, siis järgmise paari aasta jooksul me tahaksime jõuda 8 reisini päevas. Ja vastavalt siis ka teised suunad peaksid arenema. Võib-olla veelgi olulisem on siin pildi peal välja toodud ühendusajad suuremate linnade vahel minutites ja need on nüüd sellised eesmärgid, mille nimel me töötame ja kuhu me tahaksime jõuda. Et kui siin on võrdlus 2023, 2025, 2027 ja miks ta eelmise aastaga võrreldes on just enne remontide algust, et kui meil Tallinn-Tartu ühendus oli 115 minutit, siis peale ehitustöid me tahaks jõuda Balti jaamast Tartusse 100 minutiga. Ja võib-olla veelgi olulisem siin on tuua välja Ülemiste ja Tartu vaheline ühendus, mis võiks olla 1 tundi 30 minutit. Ja samamoodi ka teistel suundadel siis ühenduskiirused peaksid kasvama. Elroni poolt me oleme valmis tegelikult ka Haapsalu raudtee tulekuks. Veerem selle jaoks meil on olemas, kui uued rongid saabuvad. Nüüd on küsimus, et kas leitakse ka vahendeid, et see raudtee päriselt valmis ehitada. Aga nii nagu enne mainiti, siis ehitustöid on palju ja see kindlasti avaldab mõju reisijate mugavustele. Õnneks on tegemist lühiajalise nähtusega ja me teeme seda ikkagi suure eesmärgi nimel. Aga võib-olla mõned asjad, mis me täna näeme, kuidas need ehitustööd on mõjunud,
et näiteks kui me vaatame suundade lõikes, siis 5 aasta või tähendab selle aasta 5 kuu kokkuvõttes lääne suunas on reisijate arv kasvanud 13%, ehk et suund Keila suunas, kus täna ei ole remonte, ida suunas +6%, edela suund on püsinud meil samal tasemel eelmise aastaga ja lõuna suund, kus siis täna on ehitustööd ehk et Tapa-Tartu vahel, kus me oleme kasutanud siis ümberistumist bussile ja pärast uuesti rongile. Et seal me oleme siis esimese 5 kuuga 8% eelmise aasta reisijate arvust maas. Et loomulikult see oma mõju reisijatele avaldab. Kiirelt käiksin üle ka nüüd sellised esimesed suurema mõjuga või reisijatele tuntava mõjuga siis remonttööd ja katkestused. Ehk et nüüd Tammsalu-Tartu vahe seoses selle sama elektrifitseerimisega, millest Kaido enne rääkis, siis põhimõtteliselt aasta lõpuni me oleme kokku leppinud akende plaani, ehk et siis katkestuste plaani, kus üle nädala teisipäevast neljapäevani on meil katkestus, mis tähendab seda, et sellel ajal on siis rongiühendus asendatud Tammsalu-Tartu vahel bussidega. Aga kõikidel muudel aegadel sõidetakse tavapärase graafiku järgi ja nii nagu Kaido mainis, siis 22. juulist alates saame ka ühendusaegu jälle lühemaks teha Tartu suunal, et reisijatel natukene ikkagi teenus jällegi paraneb. Ja asendusbusside teenust pakub meil hetkel siis Hansaliinid. Siis 15. 21. juulini on Balti jaam siis rongide liikluseks suletud ja reisijatel siis tasub sellega arvestada, et lõpppeatused Tallinnas siis saavad olema Lilleküla, Tallinn Väike ja Kitseküla, olenevalt sellelt, mis suunalt parasjagu tulla. Ja võib-olla veel, mis tasub välja tuua, et Elroni piletiga siis on Tallinna linnatranspordis tasuta sõiduõigus kõikidele rongireisijatele sellel perioodil. Siis Lagedi-Raasiku vahel katkestus on 27. juulil ja seal on samamoodi siis asendusbussidega ja see puudutab nüüd ka põhimõtteliselt nii lõunasuunda ehk et Tartu, Valga, Koidula ronge kui ka Narva rongi kui ka linna lähi ehk et Aegviidu rongi. Ehk et kõik rongid, mis Lagedi-Raasiku vahelt läbi sõidavad, need on asendatud bussidega siis vahemikus Lagedilt kuni Raasikuni. Ja uutest rongidest ka, et kindlasti olete märganud, et esimene uus rong on Eestisse jõudnud, teine rong on tulemas juulis ja aasta lõpuks on meil tänase teadmisega kindlasti 6 rongi, võib-olla ka 8 rongi füüsiliselt kohal. Kokku siis saabub järgmise 2 aasta jooksul 16 uut rongi, täiselektrilised Škoda rongid. Nendest 11 on siis linnade vaheliseks liikluseks mõeldud ja 5 on linna lähiliikluseks mõeldud rongid. Mis nende uute rongidega siis muutub? Et võib-olla kõige olulisem asi, mis reisijatele kindlasti silma hakkab paistma, on see, et me ju kõik teame, et viimased aastad on olnud ülerahvastatuse probleem eelkõige Tartu ja Narva suundadel. Et uute rongidega me saame lõpuks hakata seda muret vähendama ja just need lisaväljumiste teel me seda järgmisel aastal tahame lahendama hakata. Aga uutes rongides on ka teatav kvaliteedihüpe just reisija mugavuste osas. Et võib-olla mõned märksõnad välja tuua, et linnadevahelistes rongides saab olema kohvinurk,
tänase esimese klassi asemel võib-olla pigem nimetaks seda äriklassiks, et seal mugavused tänase esimese klassiga võrreldes oluliselt muutuvad paremaks. Rohkem rattakohti saab olema rongides ja ka tavaklassi istmed on tänasega võrreldes mugavamad, seal on iga istme seljatoe küljes on laud ja jalatugi, lisaks pistikupesa arvuti laadimiseks, kui on vaja, või telefoni. Ja kõik istekohad saavad olema ka nummerdatud, et ei ole vaja osta esimesse klassi piletit selleks, et kindel istekoht saada, võib osta vabalt ka tavaklassi omale kindla istekoha. Millal need uued rongid siis liinile jõuavad? Uute rongide Eestis liinile toomise eelduseks on päris suure hulga testide läbimine. Et esimese uue rongiga me sõidame 6000 kilomeetrit ilma reisijateta, sellega jooksul tehakse üle 70 erineva testi ja testida on vaja ka seda uut ehitatavat 25 kilovoldist kontaktvõrku. Ja seda me saame testima hakata siis alates veebruarist, kui on valmis lõik kuni Jõgevani. Ja need rongid nüüd liinile võiksid jõuda siis, kui on elektrifitseeritud lõik kuni Tartuni, ehk et tänase teadmisega me saame uued rongid tuua Tallinn-Tartu vahele järgmise aasta septembrist. Ja sellega täna töö käib. Nii, sellest juba mainisin. Ja olekski minu poolt kõik. Suur aitäh, Lauri, suur aitäh, Kaido, suur aitäh, Rain, selle ülevaate eest. Suur aitäh kõigile, kes meid üle veebi jälgisid, kõigile, kes kohale tulid. Ja kui nüüd ajakirjanikel on küsimusi, siis saab juba üks ühele kõnelejatega rääkida. Aitäh teile, head päeva!